Vaesust seostatakse sageli rahaga, kuid selle mõiste ulatus ulatub palju kaugemale pelgalt materiaalsetest puudujääkidest. Tihti mõeldakse, et vaesus tähendab lihtsalt seda, et inimesel pole piisavalt raha, piisavalt toitu või eluaset. Kuid vaesus võib olla ka vaimne ja emotsionaalne seisund, mis on seotud pideva rahulolematusega ja sooviga saada pidevalt rohkemat. Selle asemel, et keskenduda sellele, mis meil juba olemas on, vaatame me pidevalt selle poole, mis meil puudu on. Vaesus võib olla osaliselt tingitud inimeste soovist omada rohkemat, olenemata sellest, kas neil juba on piisavalt. See soov rohkemat omada viib meid lõputu tarbimisjanuni, kus me pidevalt vajame uut ja paremat, isegi kui meie põhivajadused on rahuldatud. Tänapäeva tarbimisühiskonnas on see nähtus eriti levinud. Meie väärtust määratakse sageli selle järgi, kui palju meil on või kui palju me saame endale osta. Mitte selle järgi, mis meil juba olemas on või kes me isiksustena oleme. Tegelikult tundub, et meil ei piisagi kunagi sellest, mis meil käes on, kuna me vaatame alati selle poole, mis meil veel puudu on. See tekitab pidevat rahulolematust ja vaesuse tundet. Samuti ei tähenda vaesus alati ainult rahalisi raskusi. Emotsionaalne ja vaimne vaesus, mis tekib rahulolematuse ja pideva soovi tõttu omada rohkemat, võib olla palju tõsisem ja pikaajalisem probleem. See seisund võib kergesti viia vaimsesse ja emotsionaalsesse väsimusse, kuna inimene ei suuda kunagi rahuldada oma vajadust pideva täienduse ja materiaalsete väärtuste kogemise järele. See võib viia tundeni, et mitte midagi ei ole kunagi piisavalt ja et elu on lõputu jooksmine eesmärkide ja materiaalsete asjade pärast. Ja ometigi ei rahulda see meie sisemist tühjust. On oluline mõista, et vaesus ei tule ainult sellest, et meil pole midagi, vaid pigem sellest, et meil on pidev tunne, et meil peaks olema rohkem. Kui keskendume oma hetkel olemasolevatele asjadele ja hindame seda, mis meil juba olemas on, muutub elu palju rahulikumaks ja tasakaalukamaks. Me ei pea pidevalt püüdma olla midagi rohkemat, kui me juba oleme. Vaesust muutub vähemaks, kui me suudame leida rahulolu oma praeguses olukorras ja lõpetame pidevalt rohkema soovimise. Vaesus võib olla seotud ka meie sisemise rahu ja tasakaalu puudumisega. Kui me otsime pidevalt õnne väljastpoolt, kas siis rahas, asjades või edukuses, jääme alati puuduse tundesse. Kuid kui me suudame õppida hindama seda, mis meil on, ja arendada tänulikkust, siis suudame luua elu, kus pole enam pidevat tunnet, et meil on midagi puudu. Sel viisil muutub vaesuse tunne meie sees väiksemaks ja me saame kogeda tõelist küllust, mis ei ole seotud materiaalsete asjadega, vaid rahuloluga oma olemuse ja olemasoluga. Aitäh ja peatse kuulmiseni!